ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issand olgu teiega. Armsad Püha Miikaeli kooli lapsed ja lapsevanemad ja töötajad. Ma tervitan teid sellele Püha Miikaeli kooli jõuluteistusele. Mul on väga hea meel, et teie kool on nii suureks kasvanud, et see Peeter Pauli kirik, see oli väga suur kirik, aga on väga väikseks jäänud. Et 34 aasta jooksul teie kool on hästi kasvanud ja teie lapsed ka kasvanud. Ja täna meie alustame väikse palvega, jääme palvesse väikse. Ja siis täiesti paljuda sellest, et see jõuluetendus, mis praegu arvab, et olen seda hästi. Ma tean, teie Ingli ja Sarased ja Joosep ja teised väga palju harjutanud ja õppinud kõik igatahes nii nüüd ei pea mõtlema, sest kõik on jumala kätes. Te teinud kõik seda, teie suutsite teha ja ma olen kindel ja kõik teised teie sõbrad ja vanemad on kindlad kõik lähedast. Vaadetame teie eest ja samuti meie vaadetame kogu koolide eest, teie laste või lastevanemate ja õpetajate eest. Ühesõnaga kõik need, kes on selle kooli üle. Ja ma olen Jumalale, et kõikidel oleks hästi, et meil oleks sellised väga kummad ja väga rõõmsad juhid. Ja kui keegi on üksi näiteks, siis palun Jumalale, et ta leiaks endale ka täielikult üksi. Ta leiaks endale inimesi, kes temaga koos oleks. Kui keegi on näinud, siis palun Jumalale, et ja ühesõnaga paneme kõik need asjad. Nüüd me jääme vaikselt, palvesse ja mõttesse ja mitte väga palju õisega rääkida, sest teate, et see kirik on Jumala tuda. See on siin kirjas saar. Ja peremees on siin, see, kes seal saarkandis. Ja kui kuskil on peremees, siis kui jääme väga palju kõva meelega rääkida, vaid vaikselt olla, selline viisakuse peremehe suhtes, nii et see on nüüd jääme vaikselt ja paljada. Ja nii me paljadame veel. Issand, me oleme kattud teinud sinu vastu, halasta meie peale. Kristus, sind saadeti terveks tegema kadetsega ja sa tulid kutsuma vabadusele. Issand Jeesus, sina tõstad meie eest Isa paremal käel. Kõigeväline Jumal, anastada meie peale
meile andeks meie päeva ja juhatagu meid igavesse ellu.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses. Ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda. Kord sõitis Jumala ingel Gabrieli Galileasse, Natsareti linna, neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Neitsi nimi oli Maarja. Issand, mu süda ei ole kõrg, ega ole mu silmad kõrged ja ma ei nõua asju, mis on mulle liiga suured ja imelised. Eks ma olen mu hinge tatsutanud ja vaigistanud, otse kui võõrutatud laps ema juures, otse kui võõrutatud laps on mu ilus. Iisrael, lõõda issanda peale, nüüd ja igavesti. Ole tervitatud, Maarja, täis armu, issand on sinuga. Ära karda, Maarja, mina olen Jumala õnn. Issand on sinu välja valinud. Saadud ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suurlane ning teda hüütame kõige kõrgemale pojaks. Kuidas see võib sündida, kui ma ei ole abielus? Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Seetõttu ka laps, kes sulle sünnib, on Jumala poeg. Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ta on lõputult tark, lõputult võimas, lõputult hea. Sündigu nii, nagu sa ütled. Möödusid kuud. Ühel päeval andis Rooma riigi keiser Augustus käsu üles kirjutada kogu maailma rahvas. See üleskirjutus oli esimene.
imelikult. Võtke teatavaks, et tema keiserlik kõrgus tahab teada saada nende meeste, naiste ja laste täpset arvu, kes tema riigis elavad. Et seda rahvalugemist täide viia, peab igaüks minema oma sünnilinna. Sealt leiate ametnikud, kes kirjutavad üles kõigi kohale tulnute nimed ja koostavad keisle täpse nimekirja. Mis puutub neisse, kes keelduvad seda tegemast, siis neid ootab range karistus. Ja kõik läksid ennast laskma kirja panna, igaüks omasse linna. Joosep oli pärit kuningas Taaveti soost, kelle kodulinnaks oli olnud Betlehem. Nii läkski Joosep Galileast, Natsareti linnast üles Juudamaale Betlehemma, et ennast kirja panna koos Maarja, oma kiilatud naisega, kes ootas last. Jumal olgu kiidetud. Sina, Maarja, pead sellest pikast teekonnast küll väga väsinud tulema. Kohe otsin endale öömaja ja siis sa saad puhata. Hea Jumal, palun öelda, kas te saaksite minule ja mu naisele ööseks öömajata? Olete hiljaks jäänud. Minu maja kahjuks juba täis. Peate mujal proovima. Linn on juba rahvast täis ja tundub, et kõik öömajad on enne meid ära võetud. Aga ära muretse, küllap midagi leiame. Küll Jumal tuleb meil appi. Loodame tema peale. Jah, Jumal ei jäta meid hätta. Näe, siin on üks majake. Proovime veel. Meie majak on juba rahvast täis. Näen küll, et olete head inimesed, kuid ma ei saa kuidagi neile, kes esimestena jõudsid, ära öelda. Siis tõesti ei leidu ühtegi nurgakut, kes kellelegi liiga ei teeks. Te näite, mu naine ootab last, tema aeg on varsti täis. Ta on väsimusest nõrkemas. Temast on tõesti väga kahju. Meil on vana loomalaul. See on küll vilets huulualune, kui mõneks ööks ehk siiski parem kui mitte midagi. Võite sinna minna, kui loomad teid ei sega. Näidake seda meile palun. Ehk jääme sellega rahule. Siin see on, astuke sisse. Laut on vana ja varisemas, kuid see on tõesti parem, mis teile praegu pakkuda võime. Jah, siin on parem, külmaga lageda taevale lööbida. Tuleb olla rahul sellega, mis on. Olge te tänatud head inimesed. Olgu kiidetud lihtsalt meie Jumal kõigi oma heategude eest. Loodan tõesti, et see peavari vastu peab. Puhake hästi. Täna peab sellega leppima Maarja. Minul pole häda midagi, kuid Jumal teab,
küll tema meie eest hoolt kannab. jah, jumal ei jäta meid jätta. puhka nüüd, sa oled väga väsinud. Lähen otsin meile midagi süüa ja vaatan, liigub meie eesli jaoks ka kuskil ees. sai aeg täis ning Maarja tõi Ilmale poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil ei olnud muud aset majas. Tere tulemast, kuningas! Tere tulemast, taevane kuningas! Ole tervitatud, mu kuningas, mu jumal, taevas ja maa jagavad meie rõõmu. Laulgem nüüd kõik koos üks laul meie kuninga sündimise puhul. Yo
karjaste jaoks ilmnev hea, Jumalale tänu. kui karjasel on aru peas, siis ilm ta jaoks on ikka hea. ei suudaks jääda tuppa taha, siis siin on hoopis lõbusam. jäägu rikkus, jäägu mured, on karjase põlv ikka parem. karjapoiss, kel märss on täis, on kui väike kuningas. hoides oma lambakesi, mängib karjapoistel lõbusalt. hoides oma lambakesi, mängivad nad pillilugu. mis võiks olla ilusam, kui sellisel kaunil ööl oma armsaid lambaid hoida. hoiame neid. hoiame neid hoolikalt silma peal, muidu tulevad hundid ja murravad nad maha. Viirmus hingelnud ette ütles. ärge kartke, mul on teile väga rõõmus uudis, mis puudutab kõiki rahvaid. täna öösel on teile sündinud päästja, Issand Kristus. rutake Petlemma ja kui te leiate lapse, kes on mähitud ja magab sõimes, siis teadke, et see on tema. mis me nüüd teeme? Lägi Petlemma vaatama seda imet, millest Jumal on meile teada andnud.
karjased tulid tõtates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõlmes. Seda nähes jutustasid karjased, mida ingel neile selle lapse kohta oli teada andnud. Kõik, kes karjaste juttu kuulsid, panid seda väga imeks. Et Maarja pidas kõik need sõnad meeles ja mõtles nendele oma südames. Ja kui 8 päeva täis sai ja laps pidi ümber lõigatama, pandi temale nimeks Jeesus, nagu ingel oli kuulutanud. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde.
seda oli näha, ta oli tunda. Ja kõige olulisem juurdepääsuse juures on see, kui me Jeesus täpselt ja meie ütleme pärit armastajatega. Ja see on see, mida me teeme päriselt jõuluajal ja jõuluteenistusel kirikus. Kõige tähtsam on see, et igaüks oma südames ütleb, Jeesus, ma armastan sind, ma tean, et sa oled siin, ma tean, et sa kuuled mind, et sa näed mind ja seetõttu ma saan sulle öelda, et ma armastan sind. Ja nüüd muidugi pool on, ma küsin läbi selles aastas, järgmisel aastal see ajapuhes ei ole aastal. Ja see on hea, et me läheme koju. Kui me läheme koju, meil oleks siin mõned head mõtted südames. Ja võtate mäletate pärast kuupäevast siinsamas selles kirikus oli Paavst Franciscus, kes on muuhulgas spetsiaalselt õnnistanud teie kooli, palju teie sealt korda näinud ja isegi näinud, kuidas ta õnnistas teid. Ma võin öelda, et õnnistas teie kooli, kuna mitte kooli. On teid õnnistanud ja on palju teie eest. Ja üks asi, mida ta ütles, kuidas siin selles kirikus oli seal kõrval ta ütles muia presidenti juures, aga nüüd ta oli juures. Ta ütles midagi, mis on näidanud nii noorema kui vanemad siin kirikus. Selline lause on intrigeerinud, aga huvitav. Ta ütles, et midagi meeles, et hea elu ja hästi elatud elu, see ei ole päris üks ja sama asi. Ja mis on hea elu? Näiteks, kui on jõulupäeva, me tahame hea elu. Ja hea elu on siis, kui ma saan süüa kõiksid endale taha. Kui on hästi palju verikausti, näiteks jõululaual, mulle meeldib verikaus, kui ma saan süüa veel palju kõiksugused kommid ja muid asju. Või hea elus on siis, kui ma saan magada nii palju ja nii hiljem taha, et tema ei tule mind üles elatama. Hea elus on siis, kui ma saan mängida, arutida, kõik see ei ole normaalne, aga see on ainult hea elu. Aga hästi elatud elus on palju parem. Hästi elatud elus on siis, kui jõuluajal ma jagan hästi elatud. Isegi need kinnitused või näguasjad, ma olen saanud, et ma luban hästi elatud nägin siit asjad, mis on juba hästi elatud. Hästi elada oma elus on siis, kui ma ei valmistada. Kui ma ravi midagi ette valmistada, et ei juhtaks, ta paluks siis on hästi elada oma elus. Või hästi elada oma elus on siis, kui meie võtta kõik see, mida nüüd on hästi. Või kui meie kiusavad või koolibändi või üldisi või oma pereliikmeid või maailma üldisi. Kui meie püüame nende kiusata, et neid oleks hea. Ja siis, kui teistel on teada, siis on teda teada. Palju parem on siis, kui me ainult ise sööme ja teeme
kingitused, jõuluvana kingitused kuulivad isegi palju ilusamad, kui me arvame, sest kõik nad on meie südames. Nad on meie südames. Ja see on see, mida lapsed on siin käide paljuga praegu juba see nädal või kool lõpetab. Aga kui juba koolivaheajal jätkab, ja teie püüaksite hästi elada maailma, mitte ainult mõelda selle peale, mida ma söön, selle peale, millise kingituse ma saan või sellised asjad. Rõhuge, et hoida mitte kusagil, aga abistada teisi. Ja kui on koolis näiteks või oma klassis keegi, kes käimisel räägib mulle, ja siis Kare arvestab, et öelda mitte hoida sellised väiksed viha. Ja kui vahel juhtub, et ma ei saa hästi läbi ühe klassi venna või klassi õõga, et kohe soovime eraldada. Ja mõelge, kui teil on keegi klassis või koolis, kellega ei saa hästi läbi, siis enne kool lõppeks soovite temaga eraldada. See ei ole nii raske ja siis ma olen kindel, et teil on kõige parimad jõulud. Ja see on seesama, mida ma ütlesin ka vanematele, siin on ära jõulusõna sama nii väiksematele kui vanematele inimestele, et meie püüaksime tõesti igaüks meist keskenduks eelkõige sellele, mis on kõige tähtsam meie elus. Ja see on kõige kindlasti ja veel on palju muressid, üksuse mõtteid ja kavatsused, aga kõige tähtsam on see, et jõuluajal oleksime elus ainult tõesti koos ja püüaksime teisime kõik või teised teised kõneleda. Ja kui niimoodi on, siis ma ütleksin, et juba Mihhail kooli vanem ja vanestus on tõesti meie sees. Ja see on see, mida ma saan. Kui on Mihhail kooli pered, mida ma täna enda poolt ja see kogukuse poolt, siis kogumine, mis on tegelikult keegus, see on see, mida ma soovin teile. Ja nüüd meil ei paleta teema ja tõoseldust. Kristuse sünni eelõhtul palveta. Issand Jeesus, taasta see pühapäeval rahul meie südames, kodudes, lähikonnas ja kogu maailmas. Aitaks neid füüsiliselt ja vaimlikult.
meie Isa, kes on taevas, ja nüüd ma mõistan teid ja mõistan teid ikkagi pereliikmeid ja vanemaid, vanavanemaid, vennulisi. Issand olgu teiega. Mõnistagu teid kõige pärine Jumal, Isa ja Poeg ja Püha. Minge Jumalale. Tänu olgu Jumalale. Siis